Eelmises loengus saime teada, et Schmidti trigger on mikroskeem. Selles loengus näitame, kuidas loendada tippkorpuses mikroskeemi jalgu. Mikroskeemid ehk integraallülitused on elektroonika komponendid, kus ühes paljude väljaviikudega pisikeses korpuses on terve paljudest komponentidest koosnev elektroonikaskeem. Tänapäeval on mikroskeemide tootjaid väga palju. On välja kujunenud terve hulk mikroskeemide korpuseid, mida kasutavad kõik tootjad. Meie kasutame oma videokursuses mikroskeeme, mis on tippkorpuses. Tippkorpust on lihtne paigutada makettplaadile. Mikroskeemidel on iga väljaviik ainulaadne nii asukoha kui funktsiooni poolest. Segaduse vältimiseks peab jalgade numeratsioon olema kokku lepitud. Esiteks, hoolimata jalgade koguarvust on väljaviigu number 1 juures sälk või täpp või mõlemad. Pildil on sälgud tähistatud siniste noolekestega ja täpid punaste noolekestega. Teiseks, väljaviike loendatakse vastu päeva, alates esimesest. Siin on meie Schmidti triggeri mikroskeem CD40106B. Paljudel niisugustel mikroskeemidel on toiteotsad number 7 ja number 14. Kui kogemata panna niisugune mikroskeem makettplaadile vale pidi, siis satuvad toiteotsad vastupidise polaarsusega ja mikroskeem põleb otsekohe läbi. Mul on juhtunud. Enamasti on elektroonikaskeemides mikroskeemide väljaviigud nummerdatud. Siin on taimer NE555, mida kasutame kunagi edaspidi. Mikroskeemid paigutatakse makettplaadil keskjoone kohale, ainult nii ei ole väljaviigud lühistatud. Veel paar nippi. Kui mikroskeemi jalad on makettplaadi aukude jaoks liiga harali, siis suru neid kõiki ühe korraga vastu lauda. Niiviisi painduvad kõik ühepalju. Mikroskeemi makettplaadilt eemaldamiseks pane mingi terav ora mikroskeemi alla ja tõsta kõiki jalgu ühe korraga. Muidu võib väga lihtsalt jalad kõveraks murda. Mikroskeemi esimene jalg on tähistatud sälgu või punktiga. Jalgu loendatakse esimesest alates vastu päeva.